siin on minu kõige uuem maal, see on hingepuu. Hingepuu maaliga käib kaasas väga eriline tehnika, aga ma tahaksin rääkida natukene hingepuust. Kas sa võid oma perekonda vaadata kui puud? Et on isa oks, ema oks, laste oksad. Kas need kõik oksad õitsevad? Või mõni oks on natukene närbunud? Kas mõni oks on väsinud? Et kui me vaatame oma peret kui hingepuud, siis milline näeks välja sinu pere hingepuu? Mina olen teinud meeletult palju tööd, 9 aastat teadlikku tööd, jooga teadmisi kasutades, et meie pere hingepuu näeks välja igapidi ilus ja kaunis. Oma teadmisi ma teiega jagan ka oma webinaarides, oma teadlikuma lehe peal ja läbi oma erinevate teoste, sest iga pere võib välja näha täpselt võrdväärselt kaunis ja ühtviisi õitsev, et iga liige peres tunneb ennast imeliselt. Kui me nüüd arendame hingepuu vaadet mitte ainult perele, vaid näiteks suguvõsale, siis milline näeks välja sinu suguvõsa hingepuu? Kas mõni oks on närbunud, kas mõni on katki, kas mõni nagu ussitab, mädaneb? Kui me nüüd laiendame hingepuu mõistet ühiskonnale, siis milline näeb välja eestlaste hingepuu? Ja kui me toome selle hingepuu mõiste tagasi väga väikesesse rolli ehk lapse sisse, siis milline on täna sinu lapse hingepuu? Milline on täna sinu kallis ema, sinu hingepuu? Nii et see on üks väga-väga kaunis kontseptsioon, see maal ootab endale omanikku koos siis selle heade nippide ja teadmistega. Siin on sõnadel on mõju, vahva maal, millega käib kaasas jälle omad väiksed nipid ja teadmised ja sõnadel on mõju. Mu kõik esimene maal selles mõttes. Nüüd maalide hinnad on annetuslikud, ehk iga ostja saab endale võimalikku hinna määrata. Ja ma olen maalinud kokku 56 erinevat maali, mis on kõik täna juba kodudesse läinud. Ning nendel maalidel põhinevad siis väga ilusad kaardid, kus on taga imelised laused, millega kostitad iseennast igapäevaselt, oma lapsi, oma perekonda. Ja need siin on väga ilusad kingitused emade päevaks, et ema hingepuu oleks alati särav või et sul oleks alati meeles öelda emale õigeid asju. Või kui sa ei ütle mu emale igapäevaselt ilusaid asju ja ma ei tea miks, aga me ei ütle, on ju, siis võivad need asjad ju seista siin kaartide peal näiteks väga kauni erilise pühendusega, mille ma võin ka muideks sulle valmis kirjutada, kui sa seda soovid. Nii et olgu teie pere hingepuu, olgu ema hingepuu, olgu lapse hingepuu, olgu teie suguvõsa hingepuu ühtlaselt kaunis, särav ja õisi täis.